Tere, head nädalavahetuse algust sulle. Nagu näha, siis ma ikka olen siin puldis, ei saa ilma teieta ja teie minuta. Ja ma tegelikult tahaksin rääkida mõnest asjast. Ja siis võib-olla võtan ka mingi kaardi. Aga valgustöötajad, praegu on teie aeg. Te olete juba võitnud. Te olete juba ühise koostöö ja läbi individuaalse töö ja koostöö, sünergilise koostöö juba võitjad. Ma märkan silmanurgast teie loomingut. Ma märkan teie silmanurgast teie loodut, on see siis raamatud, mingid õpetused, mingi visualiseeringud, mingid kaardid, mingid jagamised, mingid esinemised, mingi looming. Te olete rohkem hakanud ennast väljendama. Ja see positiivsus, see küllus, see on nii võimas, et see on ajanud juba tagajalgadele kõik selle, mis on tahtnud seda takistada varem. Te olete kosmilised, te olete maagilised, aga te olete ka angurdanud selle maisesse plaani. Ja tegelikult see on veevalaja ajastu, te olete õigel teel, te olete Põhjanaela suunas liikumas. Ja mina tahan öelda teile lihtsalt, et mina olen väga super proud ja tunnen rõõmu iga kord, kui ma märkan, et keegi jälle midagi jagas, mis tõstis üldvibratsiooni. See on nii võimas, see on nii ilus ja mina tänan teid selle eest. Aga need, kes võib-olla valgustöötaja on küll tasakaalustanud endas varjud ja valgused. Tema on, kui ta ankurdab kosmilisi oma andeid siia planeete Maale väga edukalt, niimoodi, et teistele arusaadavas keeles, siis tegelikult ta on kukkunud tasakaalupunkti. Ta on käinud ära nii-öelda oma varjud, oma valgused, kaitseinglid ja jõudnud, loksunud paika südamesse ja nüüd ta läbi südame, kõrgema südame siis ankurdab, jagab seda, milleks ta on siia maale tulnud. Ja tihtilugu see on midagi, mis ei ole meie eellastega sarnane. Meie eellaste missiooniga see ei ole sarnane. Ja see ajab tagajälgadele neid, kes tegelikult ei ole veel jõudnud sinna maani. Kes veel kolistavad ämbreid madalamates vibratsioonides ehk siis hirmu, ärevuse, depressiooni, seisaku ja ei usu Jumalasse, ei usu endasse, ei usalda elu, on elus pettunud ja sellepärast nad on jäänud sinna. Ja nad võrdlevad ennast teistega, nad kadestavad, aga nad midagi selleks ette ei võta, nad elavad veel puudusteadlikkuses. Ja kuigi valgustöötaja on tulnud neid inspireerima, siis tegelikult nad on töötanud väga kaua nende vastu ja arvanud tegelikult, et nad on naiivsed, et nende seljas võib liugu lasta, et manifesteerida midagi. Aga see on nüüd küll pöördepunkt või murdepunkt, väga paljudele on ärganud sellele, et see ei vea välja. Et sa ikkagi kukud veelgi sügavamasse oma selle mustrisse, mis sul on vaja, sest edukaks valgustöötajaks saab siis, kui sa teed integratsioonitöö ära. Sa ei saa kedagi õpetada ega midagi jagada, kui sa ei ole sügavalt ise käinud läbi need protsessid. See ei ole õige õpetaja. Tihtilugu see õpetaja ei ole ise ka terve. Tal on igasugused hädad. Et selle järg see on ka niisugune viide nagu. Aga mu mõte on see, et need on tagajalgadel, kes on seal. Sest kalade ajastus oli ju power, seks, raha, võimu, ahnus, kadedus, kellel oli rohkem, seda uhkem. Ühesõnaga, staatus, kõik see oli nagu hinnas. Aga veevala ajastu on nii aktiveerunud, te kõik tunnete seda, eks ju. Te kõik tunnete seda, et
et midagi ei ole enam sama ja kõik on teistmoodi ja on justkui vaja mingeid asju isegi täiesti uuest vaatepunktist hakata vaatama ja kogema. Ja nemad on tagajalgadel ja teatud mõttes, kuna nad ei ole veel jõudnud tasakaalupunkti, nagu valgustöötaja, sest valgustöötaja ei ole ainult kõrgvibratsioon. Valgustöötaja teab, et kõrgvibratsioon on neutraalsus, tasakaal, mõistmine. Ta on käinud mõlemas ära, ta teab. Ja ta mõistab ka seda, et see on, et ta ei lähe ähmi täis, on ju. Ta näeb, et keegi haugub nagu on teismeline, kes arvab, et on suurem kui elu, arvab, et on suurem kui näiteks, ta tahab olla liidri positsioonil, tahab domineerida valgustöötajate üle, aga ta ei ole veel ise tegelikult ju töötanud ennast sinna. Ta on harjunud vanal viisil, kalade ajastu viisil, kalade ajastu mentaliteediga jätkama, aga elu ei luba seda. Valgustöötaja, kui sa tahad teha valgustöötajaga koostööd, sa pead integratsioonitööd ära tegema. Sa ei saa tema üle domineerida, sa ei saa olla juht ega liider, kui sa ei ole seda eeltööd ära teinud. Sa ei saa tema valguse peal liugu lasta. Sa pead olema võrdväärne partner. Et ma olen tähele pannud just millegi pärast jäära niukene maskuliin energia nii meestes kui naistes, just nagu teismeline, kes tahab domineerida, kes tahab ahnelt võimuvõitlevalt domineerida kellegi üle, kes on temast täiesti edasi arenenud. Et ükski valgustöötaja ei anna oma elu vastutust kellegile, kes ei ole oma tööd ära teinud. Et see on tema jaoks koormav, kui ta niimoodi peab tegema. Et see ei ole isegi üheski nurgast loogiline. Ja mis ma tahan öelda on see, et selline impulsiivne, ma võtan moraalitu, ma tulen, võtan, sulandun, mina teen, vahetame saatuseid. Ei, see on illusioon, mis popib nagu balluun, eks ju, ära. Õhku täis balluun. Teismeline arvab, et ta võib kõike, tal ei ole veel kogemuste pagasit. Ta liiga rutakalt tahab arvata, et ta on valmis, tal on vaja step by step tasapisi jõuda sinna. Ja nad testivad valgustöötajaid, et ka nemad ei usuks kõrgematesse jõududesse, universumisse, kaitseinglitesse, teejuhtidesse, aga valgustöötajad on läbinud selle kadalipu ja nad on jäänud uskuma iseendasse, kõrgematesse jõududesse, universumisse, sest universum seda väga palju tõestanud ja ei lase teistel domineerida siin vahepeal ajastul. Liidri positsiooni muutus on tekkinud. Et selline lihtsalt ilma eeltööta õpetamine või klähvimine tegelikult sügavama eeltööta ei tööta. Ma näen siin, et siin on keegi, kes on jäära energias naisterahvas, aga väga maskuliinses energias naisterahvas, nii vanemad kui nooremad. Ja neil on nii, et neil on ülempreest rinna tagurpidi. Nad on kalade ajastu mõjutusega, aga nad on kasutanud kalade ajastu mõjutusi selles tumedamas energias. Ehk siis nad on kuritarvitanud oma andeid. Ja devil kunagi ei tõsta häält. Devil kunagi ei ütle otse välja. Ta manipuleerib, ta susiseb, ta meelitab, ta moonutab oma häält, ta moonutab oma nägu, ta moonutab oma asju, ta ei ole loomulik, ta ei ole otsekohene, ta ei ole läbipaistev. Talle meeldib niimoodi susiseda, meelitada, sind lõksu kerida ja labürünti tõmmata. Kalade ajastu on lõppemas, nagu ma ütlesingi, tagurpidi, võib-olla kalade ajastu, kui algas, see tundus kõik nii võimas ja kõik see, kuid see on juba nagu ära kustunud. Nagu näha, kui keegi katsetab kalade ajastu stiilis juhtimist, siis on näha, et on see siis äri või ükskõik mis valdkond, isegi koolis, lasteaias, kuskil mujal, äris, poliitikas, kui hakata katsetama seda, siis väga kiiresti ühisväli korrastub.
ja see on sellepärast nii, et valgustöötajad üle maailma globaalselt on teinud väga suurt tööd, puhastustööd iseendaga ja ühiskoostööna. Ja universumi ütleb, et aeg on küps selleks. Kui ma käisin siin Maia Kaate loengul ja just siis, kui ma astusin sisse, siis huvitav, et ta rääkis kellegile just sellel hetkel, kui ma olin garderoobis, et on selline nagu kosmiline kosmik egg, eks ju, kosmiline muna, see oli ennem, eks ju. Ja selle ümber on nagu madu. Vaat see ka minu jaoks nagu, et praegu on ühisväljas selline energia. Mina tajun seda, ma tean isegi, et tarokaartides on selline kaart, kus on kosmiline muna ja seal on nagu snake ümber selle muna niimoodi nagu spiraalina hoides seda kinni hirmuga. Mitte soojendades, vaid pinges, püüab seda kontrollida, et see ei kooruks hirmuga, kontrolliga, püüab seda nagu manipuleerida, nagu susiseb seal, eks ju. Tahab olla selle nagu pea või seda kontrollida, nagu loodus käib oma soodu. Ja minu jaoks see sümboliseerib seda, et tahab sündida. Teie tahate kindlasti, olete taas sündinud juba mitmeid kordi, eks ju, mis on hea, selline uus energia, te olete tundmatuseni juba muutunud, kui te olete valgustöötaja. Spirituaalseid ärkamisi on väga palju, loe minu raamatut Depressioonist ärkamiseni, Apollonia lugu, eks. Seal saad täpsemalt aimu, millest ma räägin, saad selgust, saad fookust, saad motivatsiooni ja julgust. Ja mis see mulle seletab, see ongi justkui see kaart ja see, mis Maia Kaate kirjeldab, ma ei tea, kuidas ma pikemalt ei kuulnud, mida ta sellest edasi rääkis, sest tal olid seal oma jutud, kuid mul arenes sellest, mul tuli kohe silme ette see kaart. Mul endal ei ole seda kaarti, kuid ma olen näinud seda, kui ma olen uurinud kaarte. Ja minu jaoks see sümboliseerib seda, et kosmiline eeg, ehk siis tõesti nagu selline veevala ajastu kollektiivne nii-öelda uus sünd, kosmilismaine sünd, eks ju, selline, kus on tasakaalus nii maine kui ebamaine. Meie hingeteekond, meie tõeline mina, meie kõrgemad minad ankurdunud siia maa peale, et tegemaks sellist evolutsiooni, eks ju, evolutsiooni. Ja kalade ajastu, soomuslased üldse, eks ju, nii kalad, maod, draakonid, krokodillid, justkui nagu püüavad seda kontrollida, sest nende ajastu hakkab läbi saama. No kuidagi nagu loomulik evolutsiooni käik, et sa püüad ju kaitsta seda, mida sa oled loonud, isegi kui see sinu jaoks on see ainuõige, eks ju, aga elu on, sa pead ennast suuremaks kui elu, kui sa arvad, et sa suudad kosmilist muna kontrollida, mis tahab koorda, uus tahab sündida. Ja see uus ongi justkui nagu lainetena seesama veevalaja ajastu, eks ju. Ja pane tähele, veevalaja kui tähtkuju või päikesmärk on alati minu jaoks seotud selline nagu sisemise lapsega ja veevala ajastu ka, kui sa oma sisemise lapsega ei tegele, sisemisele teismelisega, sisemise lapsega, oma sünniprotsessiga, eks ju, mis seal olid nüansid, see määrab kogu sinu elu. Kui sa seda ei vaatle, ei tegele, regulaarselt ei hoolitse selle eest justkui nagu hammastepesu eest, siis kuidagi sa oled rahulolematu. Tegelikult ükskõik, mis sa manifesteerid oma ellu, sul on rikkus küllus, aga sa oled ikka rahulolematu ja sa tahad neilt inimestel, kellel on võib-olla poole vähem, aga sa tahad neilt võtta, kui sa oled sellises energias, puudusteadlikkuse energias, tahad neilt võtta, sest sa näed, et neil on küll vähem, aga nad on õnnelikumad, rahulolevamad, külluslikud. Et milles on asi, on ju? See on sellepärast, et sinu enda sees on erinevad aspektid vajavad tähelepanu ja küll sa ka jõuaksid sinna siis. Ja selle kosmilise muna ja maoga, et see madu siis tahab nagu kontrollida. Ja madu on ju devil energia, ta susiseb meelelt. Me oleme filmideski näinud Lord of the Rings on ju, ja kõik need asjad susiseb kõik meelelt. Ega tema kunagi ei ütle sulle otse ausalt, nagu üks õige sõber või perekonnaliige võiks öelda mõnikord ka neid asju. Ja tavaliselt tõde on armastus.
et tema tahab meelitada sind, et sinuga saaks kergesti manipuleerida, tahab leida su nõrgad kohad, et siis nendega läbi hirmu ja hirmutamise ja alandamise manipuleerida. Aga seda on läbi nähtud. Kosmiline muna on cracked, on sündinud selle kontrolli ja manipuleerimise kiuste. Ma teile just rääkisin ju hiljem, ma ei tea, kas ma mäletan pärast panna lingi siia, et ma panin teile seda, et jalutan ja punased lõngajupid on kõik ripitud. Et see ongi see, et kui see kosmiline muna crackis, ma räägin hästi sümboolselt keelt, sest see on energia ja see puudutab meid kõiki. Päikeseplaneetide süsteemid ja kõik need ajastud, veeolajastud, kõik see astroloogiline asi meid väga mõjutab, isegi kui me ei ole sellest teadlik. Ja hea on olla teadlik. Ja kui kosmiline muna kas või crack sealt tuleb, nagu ta hakkab nagu arenema, välja minema. Kui crack tuleb, ma näen, et see on juhtunud väga järsku, see avanemine, sellegi poolest, et ta on püüdnud kontrollida see vana ajastu, veel hoida kinni, et ära sa jumala eest tule. Aga sa ei saa olla looduses suurem, see on määratud nii. Ja isegi kui sealt crack või paar tuleb, siis see on nii intensiivne valgus, et see tõmbab ribadeks selle kalade ajastu sümboolika, energiad, omadused, kes seda järgivad. Ühesõnaga, see on niivõrd intensiivne, see toob kõik selle teadmatuse ja mustuse, mis veel lume alt tahab tulla, on ju. Just nagu need lõngajupidki, mis ma olen öelnud, et mõned kasutavad seda kui spirituaalselt, et karma mingi kaitse või spirituaalne kaitse ja küllus ja õnn. Tegelikult on meie see energia, kosmiline energia, meie hingejõud on see, mis tegelikult meid kaitseb rohkem. On suurem kui see punane paelake või kalade ajastu liider või keegi sinu selline. Ja kui sina oled see, kes on selline kosmiline, natuke teistmoodi näeb, on rohkem avatud, nagu see nagu on taas sündinud mitmeid kordi, on enesearengu teekonnal, siis sa tihtilugu erined oma suguvõsast, oma keskkonnast ja nii edasi. Aga sellegi poolest mul on hea meel näha, et väga paljud ikkagi väljendavad ennast selles vallas julgusega ikkagi. Ja see kosmiline muna, see kaart, maiakaate ütlus, see kaart kosmilise munajamaaga ja siis see lõngajupid ripitud. Ma tunnen ka, et see kosmiline muna on juba crackinud, see on open ja see on nii võimas ja mõned ei saa sellega hakkama. Need, kes ei ole valmis arenema. Need, kes kardavad või tahavad vana viisi veel jätkata või teiste kulul või najal, siis tegelikult neil on väga-väga raske praegu. Et vaata need lõngajupid ka, et enam ei ole vaja selliseid nagu piiranguid, just nagu see snake seal, seda snake'i enam ei ole seal selle muna ümber, kui see on koorunud, see on nii intensiivne valgus. Taassünd, veevala ajastu, mingi uus laine, üks väga põhiline. Ja sellepärast on ka valgustöötajad tunnevad justkui ennast täiesti omas elemendis, eks ju, ja on julgemad ja nii edasi, sellepärast, et see energia soosib neid, kaitseb neid, soosib neid ja nii edasi. Ja sellest tekkis, nüüd sa näed, kuidas mina töötan, on ju, ma töötan selline kordusmustritega, infokildudega, mis hakkavad loogilises järjekorras jadana minu ees avaldama, ehk siis minu teejuhid räägivad sellisel sümboolsel keelel, et mina paneks need inimkeelde ja edastaksin teile. Et te saaksite aru, mis toimub ühiskonnas, sest kui ma seda räägin, ma räägin väga universaalses keeles. Osad ei saa midagi aru, see ei puudutagi teid siis. Aga osad saavad täiesti aru, millest ma räägin. Sõnad ettegi need noogutavad lihtsalt ja naeratavad ja muigavad, sest nad saavad täpselt aru, millest ma räägin, sest nad on täpselt sarnasel teel nagu mina. Või on sellel teel alustanud või hakkavad või on juba olnud, eks. Ja siis ma tuli meelde, et konstellatsioonis kunagi aastaid tagasi olin ma üks esindaja. Ja üks meesterahvas valis mind siis kas oma kaaslaseks või millekski. Ja seal infoväljas tekkis selline lugu, et üks tema ema esindus siis muutus selliseks maaks seal. Energeetiliselt maaks.
ohver, süüdistaja, päästja mustri nagu väga intensiivne äärmuslik muster selles mõttes. Et kõiki süüdistas, tema on ohver, eks ju, ja kõik selles mõttes hästi intensiivne muster tuli sealt välja. Ja ta hakkas näpuga näitama, et selle meesterahva siis elukaaslane, kellest nad olid juba lahku läinud, sellepärast, et nii-öelda ämm oli sekkunud, issand ju salakaval. Kindlasti ta tegi seda samamoodi, et nagu ma ütlen, Devil's Voice ei ole konkreetne, kirglik, emotsionaalne, inimlik, intensiivne. Ei, ta peidab seda. Ta on vastupidi hästi meelas ja susisev ja moonutatud ja üle võlli meeldiv. On ju? Mitte nagu mina, kes ütleb konkreetselt, ausalt, otse ja selles mõttes, eks ju, et tee vahet sellele, et oska eristada. Ja ta näitas, et näe, tema on see, ta püüdis nagu seda süüdistada siis seda, kes on see, kes tegelikult ei olnud seotud ohver, süüdistaja, päästja mustriga, ta püüdis süüdistada, kes oli tulnud selle meesterahva ellu näitamaks hoopis mingit muud väärtust või dünaamikat, eks ju, vastutust, õpetama vastutust, ehk siis välja tulema ohver, süüdistaja, päästja mustrist. Aga see ämm siis näitas näpuga, et näe, tema on see ja tal on ka kosmiline, ta nägi, eks tal olid mingid nõiaomadused võib-olla, ei oska öelda, sest see elukaaslasel ei olnud seda. Tema oli vastutusrikas. Ja aga ta nägi seda ja kasutas seda olukorda ära, ta oli selline domineeriv, sissetungija, moraalitu, manipuleeriv, eks ju, nagu need snakes on. Ja siis ta tuli sinna, näitas näpuga seal ühisväljas, et tema on see snake hoopis. Ja ta tuli selle elukaaslase juurde, hakkas temaga, ilma küsimata rikkus tema piire seal ühisväljas töös siis. Ja hakkas temaga sulanduma, ehk siis nagu ümber kosmilise muna hakkas ennast keerama tema ümber, et ta sai aru, et ta on väärtus, et ta on ressurss. Ja ta hakkas pigistama seda, domineerima tema üle, tahtis tema asemel tulla. Ehk siis tegelikult tuli ühisväljas välja ka, et ta nägi oma poega kui meesterahvast, mitte kui poega. Ta kasutas ka oma poega kui ressurssi. Ühesõnaga ainult nartsissistid suhtuvad oma lastesse kui asjadesse, kui ressursiallikasse, sest nad rikuvad tegelikult loodusseadust ja nemad peaksid olema andjad ja nad peaksid arvama, et need on hingelised, mõnikord isegi targemad hinged, vanemad hinged kui nemad ise, aga nartsissistid on need, kes kasutavad lapsi kas tööorjana, ressursiallikana, ühesõnaga või kellegina, kes neid hoopis teenib, neile on lapsevanemaks. Ja midagi sellist seal oli ka. Ja ma tuli täpselt sünkroonsus, et jälle kosmiline muna ja uss ümber, et manipuleerib, tahab kontrollida, tahab ise olla see valgus, kelleks ta tegelikult ei ole võimeline. Aga mis juhtub, kui sa ei ole valmis selleks, aga sa lähed torkima valgustöötajat? Vau, siis juhtubki see, et see, mida rohkem sa pigistad ja püüad kontrollida või manipuleerida, domineerida üle veevala ajastu liidri või juhi või valgustöötaja, seda suurema rõhuga see valgus välja kiirgab. Aga mis ta teeb, kui sina ise ei ole jõudnud, tegelikult sa tahad võtta midagi, mida sa ei ole ise välja teeninud, mille nimel sa ei ole integratsioonitööd teeninud, sa oled ainult manipuleerid, siis juhtubki see, et see kosmiline muna nii-öelda sümboolselt võib öelda ka valgustöötaja taas sünnib. Valgustöötaja taas sünnib, kosmiline muna, see sümboolselt on sama. Ehk ta ärkab sellele, kes ta tõeliselt tegelikult on. Et ta ei ole ainult see staatus, ta ei ole ainult tema keha, ta ei ole ainult tema meel, et ta on hing, et ta on kosmiline olend tegelikult siin maa peal kogemas maiseid kogemusi. See me oleme ju. Ja hingejõud on kõige suurem jõud. Ja ta ei saa aru, et see
see madu, kes tahtis manipuleerida uut energiat, domineerida uue energia üle, vana ajastu võtmetega, oma võimu kuritarvitades, manipuleerides. Ta ei näinud seda ette, ta oli küll nõid, aga ta ei näinud seda ette, et kui ta seda teeb, siis see on ohtlik talle. Ainult sellepärast, et ta läks võtma midagi, milleks ta ise tegelikult valmis ei olnud. Ta läks kontrollima midagi, ta läks torkima moraalitult, sisse tungima kuhugi alale, milleks ta tegelikult ise valmis ei ole ei seest ega väljast. Aga kui sa lähed kuhugi, milleks sa ei ole valmis, näiteks kardad kõrgust, aga ronid kõrgustesse, seal ei ole hea olla sul. Sul on vaja tasapisi harjutada, üks aste, trepiaste haaval. Ka sina jõuad sinna kunagi, kui sa kasutad ausaid võtteid. Universum ei toeta, kui sa oled ebaaus. Ja see juhtub see, et sa oled ise siis kaevanud endale selle augu, et sa oled roninud kuhugi, kuhu tegelikult, mis ei resoneeru sinuga. Ja see ripib nagu need lõngajupid selle mao pooleks, sest ma ütlen sulle ausalt, see valgus, veevala ajast valgus on nii intensiivne. See on talumatult intensiivne. Ma näen ju rahulolematust neis, kes ei ole selleks valmis. Näha on, et ollakse äreval suurenenud on ärevusdepressioon, kui ei olda selleks valmis. Mis aitab iseendaga tõelise olemusega kontakti hakata kuskilt otsast looma. Ja see on sinu kompass edasi. Sest meis kõigis on ka see olemas. Aga võtta teiselt, see on greedy. See on moraalitu ja sellest tavaliselt tuleb instantiivne karma, mille on ise inimene valesid võtteid kasutades loonud. Ja tihti nad võrdlevad ennast teistega, aga kasutades võrdlemise ressurssi hoopiski enese arengu potentsiaaliks. Kasuta seda aega selles mõttes targasti. Justkui nagu teismeline, kes arvab, et ta on varaküps ja ta võib kõike, ta nüüd on nii võimas, ta võib kõike teha, aga sellises aegluses, etappide läbimises, integratsioonis, teadlikkuse loomises, tagasipöördumises, mõistmises, küsimises, vigade parandus, see on see, mis eneseareng, teadlikkuse kogu aeg õppimine, uudishimu, läbi iseenda. Sa ei saa kedagi õpetada ega midagi jagada, kui sa tegelikult ei ole pidevalt ise arenev ja õppiv. Eriti veevala ja ajastul. Ja ma tahtsingi öelda, nüüd sa tead, kuidas mina töötan niisuguste kordusmustrite jadadena, siis ma saan kinnitusi, see on, kuidas mina teen loodusega koostööd, ehk siis sünkroonsustega. Need, kes sünkroonsusi rohkem oskavad märgata ja kellele saadetakse, need ongi loodusega, need ongi valgustöötajad, kes teevad, ja tihti valgustöötajatel see on, kes teevad loodusega koostööd. Mida rohkem neid märgatakse, seda rohkem neid saadetakse ja seda kergem ja lõbusam ja toredam elu on, selline üllatuste ja imede keskne. Ja pane tähele, et loodus teeb minuga juba niimoodi koostööd, et ta toob mulle kordusmustreid, Maia Kate oli alles hiljuti. See ütlus kosmiline muna ja sneik. Siis see kaart, mis oli enne seda 3 kuud. Ja 2 aastat tagasi oli see konstellatsioonitöö, et saate aru, et need on erinevad inimesed, erinevad olukorrad, aga elu on mulle nagu eeltööna ehitanud üles, et ma märkaksin õigel ajal tervikpilti. Mis kosmiliselt, mis maised kosmilised nüansid siin veevala ajastus toimuvad, et ma saaksin seda inimkeelde tõlkida, teiega jagada, et te saaksite ka aru, mis toimub. Et miks on sellised käärid, eks. Et kui keegi vastandub veevala ajastule või valgustöötajatele, siis see on ainult tema enda sisemine konflikt tegelikult, mis tal on vaja lahendada. Nii, võtame 3 kaarti nädalavahetuseks sulle ka. Mul on siit tuli, ma usaldan seda. Tuli 4, olgu. Entrance, structure,
digest. see on, issand kui huvitav, et ma just tegelikult mõtlesin selle seedimise peale. Hakkan ikkagi otsast peale. Ja tuleb siin kaardipaki põhjas oli opposition ehk siis selline vastandumine. Ja vastandumine ma tunnen ongi selles mõttes niisugune nagu kontroll, tahetakse seda vana ajastut veel kontrollida. Valgustöötajad vilistavad sellele kõigele, sest nad teavad, et universe has their back. Nad teavad nüüd rohkem kui kunagi varem, rohkem kui üheski teises ajastus, et universum has their back ja teised valgustöötajad samamoodi. Nad usaldavad, nende usaldus on vankumatu, et nad on saanud nii palju kinnitusi juba. Ja soovitus on jagage, kas verbaalselt, visuaalselt, vokaalselt, ühesõnaga kunstiliselt väljendage ennast, see on teile elu terve, see paneb teile elu energia voolama ja tulge reikit õppima, see aitab ka läbi minna. Siis tuleb, et just entrance ehk see kosmilise muna sünd, see on niisugune sümboolne energia, siis taassünd ongi nagu veevala ajastu nagu täismahus. Viimane niisugune sünniprotsess, eks ju, kus hoiti kinni hirmust, aga ta seda enam tuli ja tuleb sellise nagu tõelise valgusega, väljendusrikkusega, häälekalt, kirglikult, intensiivselt, täies oma hiilguses, eks ju. Siis struktuur, samas on ta struktuurne, tal on oma loogika, tal on oma süsteem ja see ongi see, et kui need, kes seda järgi, siis nad saavad kõrvetada lihtsalt, et elu lihtsalt kõrvetab, sellepärast, et need on inimesed, kes arvavad, et nemad nagu teismelisedki arvavad, et nad on suuremad kui loodus, suuremad kui nende vanemad, suuremad kui see ja too ja nii edasi. Et ei ole nagu austus selle loodusprotsesside vastu, kohe saavad kõrvetada ka. Ja tuleb siis seedimine. Neitsi seedimine, et igapäevarütmis sa vaatad igast ju tegelikult, sa sööd toitu, sa tarbid infot, tarbid toitu, mida sa jood, kõike seda jälgi. Ja infot nii uudistes, eks ju, aga ka kellega sa suhtled ja nii edasi, et väga tähtis on, et sa võtaksid aega sellele, et kuidas, et sa seediksid seda. Kalade ajastu, kui sa oled liiga kalade ajastus kinni, siis pane tähele, et tegelikult su seedimine on ka selline nagu kinni natuke rohkem. Sa saad olla vanas kinni. Kui sa oled veevala, see on üks viis, kuidas sümboolselt märgata, kas sa oled ajastuga kooskõlas. Aga kui sul on selline seedimine regulaarne ja niisugune looduspärane, et sa seedid, sa oled väga vastuvõtlik, sa oled uudishimulik, sa oled teadlik tarbija, eks ju. Sa võib-olla isegi paned mingid asjad kinni, et hoida fookust, on ju, või siis toitud teadlikult või infokanalid, eks ju. Võib-olla valid hoolega muusikat, raamatut ja nii edasi, siis ja sa ei ahmi, vaid et sa võtad tasa ja targu, siis sa tunned oma keha lihtsalt nii hästi ja kuulad oma keha hästi, mida ta vajab, keha, meelt ja hinge kuulad. Siis sellel on nii, et see seedimine on kena ja niisugune läbiv. Tegelikult on see tervise võti, kui seedimine on hea. Nagu regulaarne, sujuv, liikuv, liikumine on ka väga tähtis, eks ju. See aitab kõik vanad energiad lahti loksutada. Näen, et tegelikult see kosmiline muna on juba kräkkinud ja valgustöötajad on saavutanud tegelikult juba võidu. Seda on tunda kollektiivselt globaalselt. Aga nüüd on see järellainetus, et kõik hakkab nüüd nagu loksuma paika, isegi kui praegu pilt on selline, et aga ei ole ju elu ideaalne või unistustes. Ega see kunagi ei saagi olema, mingid väljakutsed on ka, aga tasapisi loksuvad paika läbi kordusmustrite. Aga jaa, see jälgi oma seedimist, et kas sa oled vanas kinni või
näiteks harjumustes, uskumustes, rutiinides, tarbimistes, ajastus ja nii edasi. Või sa oled niisugune ikkagi lähed ajaga kaasa, et oled muutustega kaasa, see on vajalik, see on eluterve. Ja tuleb valgustöötajate heaks ka selline lõvi ja sära nagu lõvi, möirga nagu lõvi, sa oled võidukas, eks ju, võimas. Ära mine egoks, jää alati inimlikuks, sest kui sa hoiad tasakaalu ja inimlikkust ja su missioon tuleb südamest, siis sa ei kuku kuhugi. Siis sa lood alalist vundamenti, aga tea oma väärtust ja jaga seda, tea oma andeid, oskusi, tugevusi ja jaga seda. See kõik on reprogrammeering vanale ajastule, mis tegelikult enam meid ammu ei teeni. Ohver, süüdistaja, päästja mustrid ammu meid ei teeni. Aeg on evolutsiooniks, revolutsiooniks, mis meid rohkem teenib ja ehk küllust teadvusesse. Kalade ajastu mentaliteet oli tegelikult puudusteadlik. Puudusteadlik oli see, et välisele orienteeritud, aga veevõlaajast on selline seest välja. Ja ühtsusteadvus ja rohkem niisugune inimlik ja nii edasi. Nüüd sa tead, kuidas ma töötan selliste nagu kordusmustrite abil, loodusega, universumiga. Ma usun, et minu lehe järgijad on juba ammu aru saanud, et ma olen aus kanal, ma olen tõetruu kanal ja ma teen koostööd loodusega ja sellepärast ongi nii, et ma räägin ühte sümboolset universaalset sõnumit ja tegelikult nii paljud erinevad inimesed, mehed, naised, erinevas vanuses, erinevates Eesti linnades või isegi maailma jaodes, eks ju, et globaalselt ja erinevatel erialadel, erinevates vanustes, ma just ütlesin, leiavad selles ühes universaalses sõnumis neile parasjagu just täpselt seda väärtust ja olulist punkti, et see pidigi nendele jõudma, et see ei olnudki juhuslik, miks nad minu lehele jõudsid. See ongi see, et ma teen koostööd kõrgemate jõududega, kes näevad suuremat pilti, kes näevad tervikpilti. Ja mina ei ole ise see, vaid ma austan, et mind usaldatakse, et ma olen piisavalt vastutustundlik selle infoga läbikäimisel, selle info edastamisel. Ma olen piisavalt aus, tasakaalus ja tõesti mu soov on siiras ja mu õpetused tulevad südamest. Ja mõnikord kui ma ütlen midagi konkreetselt või vihaga, siis see on konstruktiivne ja alati läbi armastuse. Sooviga, et jõuaksime tasakaalu. Vahel on see valesti mõistetud, kuid alati tagantjärgi mõistetud hiljem. Mul on tihti olnud sellist, et tuldud vabandama, kui on alguses rutakalt andnud hinnakuid või olnud plokk ees, sest kui elu on saadnud läbi minu kellegile sõnumit, siis see ei ole juhuslik, siis see on juba suurem korduvam muster inimese elus. Mina olen erapooletu sõltumatu sõnumitooja sinu teejuhtidelt, kaitseinglitelt, kõrgematelt jõududelt. Ja kui mina olen sinu ellu jõudnud, siis see tavaliselt ei ole juhus. Ka mina olen ju üks nendest eestvedajatest, veevõlaajast, kogu mu elu on elu mind ehitanud selleks. Nüüd ma mõistan juba väga selgelt, et elu on mind kasvatanud, integratsioonitööd, kõik see, mis on kogemused olnud eelmistes eludes ja selles elus ongi ainult selleks, et ma olen teadlikult läbinud, et ma saaksin mõista ja abistada ka teisi, kes on veel sellel teel. Et inimkonda edasi arendada. Et see on nagu see, mis ma olen aru saanud, et olen vanem hing siis ka ja 8 eluteega, kuigi mulle tundub, et mu viimased 3 aastat on olnud ka 9 numbri mõjutusega ja
ja see on siis minu valgustöö olnud ja valgustöö on alati seest välja. Ja see on nii ilus, kuidas nagu kevadel õiepungad avanevad, nii on ka valgustöötajad, nii mehed kui naised kusjuures. Nii mehed kui naised valgustöötajad, kõik kevadised pungad avanevad, sest midagi on saanud küpseks, midagi on valminud, nüüd on aeg õige, nüüd on aeg küps. Väga tähtis on jääda lihtsalt tasakaalu ja teada, et isegi kui teile väljakutseid esitatakse veel eelmise ajastuga seoses, siis te nüüd läbi minu selle sõnumi ja veel edasi lugemise, veevala ajastu hõngu edasi lugemise, see on teie kaitse edasi liikuda, teie kindlus. Ja sa saad sellest edasi lugeda minu raamatus Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni. Ja see ongi see, et kas sa oled juba ärganud või sa ei ole ärganud. Ärkamise protsesse on mitmeid meil elus, nagu see kosmiline munagi. See oli nagu, kindlasti enne seda on juba olnud niuksi meie ühiskonnas selliseid vihjeid, et hakkab midagi sündima. On ju, et selliseid ärkamisi, eelärkamisi on varemgi olnud, aga mõni ärkamine on nii võimas, et evil dies in that, eks ju. et läbi valguse. Ehk siis teadmatus, tundmatus on valguse kätte toodud ja see transformeerub algallikasse tagasi, valguseks tagasi. Sest valgus on alati võimsam kui tühjus või pimedus. Alati on see ju niimoodi. Aga sellepärast ta ei saagi domineerida valguse üle, isegi kui ta väga tahab. See ussi ja kosmilise muna näide minu meelest on väga hea näide sellest, et see valguse üle miski ei domineeri, et varem või hiljem pigem see ergutab seda evolutsiooniprotsessi edasi. Ja tule minu e-kursuseid tellima Reiki, kaassõltuvuse spriiks ja oraklikaardid, visioonitahvel. Kõik on uue aja hõngulised, toetavad sinu teekonda. Loe ka minu raamatuid, vaata minu koduleheküljelt minu raamatuid, tutvu nendega või ka Eesti raamatupoodidest. Ja sinuga me kohtume veel. Nägemist!